Nii, täna on jälle minu lemmikvideopäev videosarjast, mis mul on ja mis ma sain. Ja nüüd ma olen saanud siis sihukese paki, mis ma siit loen, siis selle sees on üks asi ja see kaalub 7 kilogrammi. Vaatame, mis siin sees on siis. Tegelikult muidugi jällegi, et kes thumbnailist mööda ei vaadanud, need nägid, et siin sees on, võib-olla te ei saanud aru, mida siis on. Okei. Aga siin sees on tegelikult rehvi tasakaalustus puksis. Nimelt jah, ma tahaks hakata ise oma rehve vahetama või rattarehve vahetama. Ja selleks on mul vaja ka siis võimekust neid rehve pärast vahetamist tasakaalustada. Uue rehvi alla paneb siis koos velge tasakaalustada. Ja see on siis DC Hardware'i toodang. Aga teeme lahti. Tada! Sihuke asi. See maksis kuskil ka mingisugune 50 eurot. Aga me ei tee seda mitte ainult lahti, vaid me paneme sellega kokku. Nii. Loodan vähemalt, et ma panen selle kokku. Siin on siis kaasas on kõik vajalikud mutrid ja koldid ja jalad selle jaoks, et seda kokku saada. Siukene loodiga varustatud alus, pind, mullkilesse mässitud üks jalg laagritega. Mingid videod ma nägin, siis ei olnud need laagrid veel paika keeratud. Nüüd tuli ka paika panna, aga siin on see juba olemas. Väga mugav. Üks jalg ja 2 jalg. Nii. Mis see instruktsioon ütleb? Siin on siis kõigepealt on öeldud seda, et see nii-öelda static balancer sobib kõikidele mootorratastele, mille maksdiameeter on 740 mm ja maksimaalne laius 320 mm. Teravust tehtud. Aga kokkupanemise õpetus on siin. Need kruvid siia alla. Jalad kõrvale siis siia. Oi. Mis? Mingi väike. Siit tuli kruvi välja juba. Miks? Sest et see ei olnud kinni keeratud, seal ei ole mutrit taga, imepisike mutter käib siia. Aga seda ei ole. Noh, siis on 2. Okei. Huvitav. Ja. Miks see oli? Siin ka seda ei ole. Okei, aga see püsib siin 2 ka just. Pullvärk. Ja nüüd komplekteerijal on see ära kadunud, see imepisikene mutter ja ta pole seda leidnud. Las jääb, eks ju. Ja nii välja kukkuski, aga ühesõnaga
need jalad. Need jalad. Need jalad paneme siis siia. Sest rohkem midagi ei kuku. Ja nende jalgadega saab selle hääle tasakaalu täpselt siis seda loodi vaadates. Umbes nagu pisumasin. Ei tea, sain täppi või? Meil on kogu aeg täppi või? Jaa, no nii, okei. Läks hästi. Praegu pole see mulle nii väga oluline. Ja siis tuleks panna, siin on 4 kruvi. Need siia, need on juba siin. Siis tuleks panna need sisemisse või välimisse asendisse. Välimisse vist on by default. Näiteks tõesti siia mahub sinu 21 tolline ära välg. Peaks siia mahtuma küll, aga siin on tavaliselt seilid ja siin vedruseilid. Panen siis vedruseilid. Näotu, kui nüüd selgub, et mu ratas sinna vahele ei mahu. Peaks selle veel kõrgemaks saama. Võib selle üle ka nagu väidelda, et kas üldse sellisel dualsportrattal on seda ratast velge vaja tasakaalustada, et mis teie arvate, et kiirused ja nii suured ei ole ja enamasti on ka sõitmine siuksel nagunii ebatasasel maastikul, et kui ma nagunii siuksel ebatasasel pinnal sõidan, et siis mis teda siin ikka nii väga tasakaalustada. Aga samas osad ütlevad, et kui ei ole tasakaalus, siis hakkavad see laagritele või hakkab mõjuma ja nii edasi, et võiks ikkagi tasakaalustada. Ja no vahel sõidad ju maanteed ka, et
noh, üks on kindel, tasakaalustamisega midagi halba küll ei tee. et selles mõttes miks mitte. ja see, kui ma ei tea, ChatGPT on kui Eestis, kui motopoes küsitakse tasakaalustamise eest mingi 20 eurot näiteks, siis ühe jooksu tasakaalustamine, äkki see maksis mingi 60 eurot, et ütleme ütleme mingi 4 velge tasakaalustada, siis on see raha juba tagasi teenitud. nii. siuke ta on. ja siis käib siia see peale, siin läks siis ratas keerlema. seda väikest kuuskanti ka mul miskipärast komplektis ei ole, et keegi on selle kokku pannud. ja pole taht enam. ma arvan, et on õigesti kokku pandud siis. Need tuleks lahti võtta, siis ühelt poolt ratas siia sisse panna. ja siis ratas keerlema, et teile on tasakaalus. no proovime ära. nii, õnneks ma ostsin just omale ühe torkside komplekti. seal on sobiv suurus olemas. nii. ja nüüd võiks selle, no juhuslikult on esiratas maha võetud ka. see tuleks siis siit läbi panna, siit kinni. teisele poole vastu ka. kinni tõmmata. eks ta peabki olema siin nagu kahega. ja nüüd võiks selle peale. isegi mahtus. pöörlema. praegu mul raskusi ei ole. ma ei tea testida, aga noh, on ka üsna loogiline, et see raskem koht on kuskil siin selle ventiili juures. ja nüüd tuleks siis siia teisele poole vastu panna teine raskus, et ta enam ei pöörleks. selline asi siis. ja ostsin selle Motonetist, nagu nüüd selgus meile vaadates. ja maksis 44 euri. et üsna kähku teenib see oma raha tagasi, ma usun. ja kui juba nagunii koduses garaažis rehvi vahetada, siis võiks ka olla ju tasakaalustuspukk olemas. minul nüüd on. kas teil seda vaja on, seda otsustage ise. ja kirjutage kommentaariumisse ka näiteks, kas Dualsport rattal on teie arvates vaja rehvi hakata tasakaalustama või mitte. vot, aga järgmise korrani.